Halloo, kuidas saan aidata? Tere, kas on normaalne, kui ma karjun 3 tundi patja, sest minu kallis Eliise petab mind ja küsib üha rohkem raha? Tavaliselt karjutakse 2 tundi, aga kui partner petab, kas poleks siis mõistlik lahutada? Kuidas? Lihtsalt helistage 1205 ja viige oma äri Tele2. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut alustab Digitund tehnoloogia uudistega. Meil on kätte jõudnud septembrikuu viimane päev, 30. september ja kell on 5,5 minutit 11 läbi. Mina olen saatejuht Hans Lõugas. Mul on täna saates 2 head külalist, keda te olete varemgi siin saates kuulnud. Esiteks on see Meelis Väljamäe Euronixist ja teiseks Glen Pilvre Tehnika TV-st ja paljudest muudest kohtadestki. Räägime selles saates siis lühikesi uudiseid eelkõige selle kohta, kuidas Eestis saab telefoniga jälle paremini maksta. Lubadusi on antud suurte finantsasutuste poolt, kes võiks tuua siis mobiilimaksed massidesse. Räägime lisaks ka Smart ID uutest turvakontrollidest ja korraldame suure sellise eepilise titaan ja lahingu. Meil on stuudios laua ühes nurgas uus iPhone, teises lauanurgas uus Samsung Galaxy Note 10. Millest veel juttu tuleb tänases saates? Ilmselt sellest, et Amazon on võtnud jalad kõhualt välja ja esitles mitte 1 uut toodet, 2 uut toodet ega 3 uut toodet, vaid lausa 15 uut toodet. Saab ka nii. Ja siis jääb 11 uudiseid veel tänases saates. Digitund. No nii, alustame siis rahandusuudistega. Glen ja Meelis, kuidas teil on jällegi, me rääksime kuu aega tagasi, võis olla ka 2 või 3 kuud tagasi sellest, et mobiiliga maksmine võiks olla üsna tavaline asi Eestis juba. Meelis, kas sina maksad oma käekellaga juba igal pool? Ostad poest piima? Ma maksaks, aga mul hetkel ei ole sellist kella, mis ta toetab, et see on plaanis. Aga mis kellaga sa tahaksid saada maksta Eestis? Mina olen jätkuvalt ikkagi Karmini fänn, et kuna Swedbankal on Karmini Pay, aga teised kahjuks veel ei toeta. Teised veel ei toeta. Et Rootsis näiteks minu teada toetab Seep ka. Ma ei oska öelda, miks nad Eestisse pole seda veel toonud. See Karmini Pay on muidugi midagi sellist, mis mulle tundub, et varsti tuleb Adidas Pay, Nike Pay ja siis tuleb Reebok Pay. Tegelikult on see, et backendis on Karminil ja Fitbitil on tegelikult üks koostööpartner, Fitpay, kes teeb mõlemale siis nagu seda teenust ja tegelikult kui toetab üks, enamasti toetab ka teine. Karmin on jah selline natukene võibolla spordifännide kell, aga Fitbit Versa näiteks on maailmas üks müüdumaid nutikellasid ja sellega maksta ilmselt tahaksid paljud. Võiks olla suur turujõud. No miks ma seda küsimust küsin? See uudis ajand on sellest, et eelmine nädal, vist umbes äsja pärast eelmise nädal digitundi või võib-olla lausa kohe, kui me lõpetasime, kohe käis Swedbank välja lubaduse Eestis, et meie sõlmisime Apple'iga lepingud ära ja käivitame Apple Pay. Rahvas Facebookis selle peale muidugi hõiskas ja rõõmustas kõvasti, kuna Apple'i telefonidel on teatav turuosa Eestis, muidugi mitte väga suur, aga Apple Pay ja Swedbankal on väga suur turuosa Eestis, ehk siis need 2 asja võiksid tuua sellise ülilihtsad mobiilimaksed päris palju inimesteni. Ma jõuan Glen sinult otsa, sina ei kasuta Apple'i telefoni, küll aga näen iPad on sul ees. iPadiga sellega maksta poest saab. Ei, sellega ei saa muidu, see on selline iPad, millega isegi siis ma saaks ainult siis maksta, kui mul nagu ütleme, nagu jätan iPadi poodi. Et siis saaks ilmselt maksta kokkuleppele, aga muidu ei saa. Ja muidu, mis siin öelda, loomulikult see on ju mugav, et kõik sellised lahendused, mis lõpuks Eestisse tulevad, kui nad juba ammu mujal on, teevad ju meie elu alati lihtsamaks ja see on igati tore, et see võiks tulla, et täna M-task on see, mida paljud kasutavad, seda me oleme siin reklaamid ka. Jah, mille puhul kahjuks areng on väga seisma jäänud. Eks ta vist on nagu ta tuli, nii ta nagu on, jah. No, võtleme seda, et maksmisel peab olema see teine pool, see kaupmees peab olema valmis toetama, ja M-tasku puhul on see vist üsna piiratud. Neid on mitu suuremat ketti ja kohta kõik piiratud. Et siin on nagu eeliseks on see, et kuna Apple Pay'l ja
Google Pay'l ja siis ka ilmselt pankade enda lahendustel on, nad kasutavad ühte sama standard protokolli. Viipemakse ja see on väga levinud juba Eestis. Just, et rääkides nüüd natuke kellast mööda minnes, aga telefonidest, Androidiga telefonidega saab ju maksta nii Swedbanki kui Seebi puhul ja mina kasutan seda päris tihti. Eile käisin Circle K's ja siis seal minu selja taga olevad tüdrukud nagu imestasid, mis mõttes saab telefoniga makstes või see aja, kellega saab ka. Ja ma olen samasuguse imestuseta sattunud. Mis on positiivne vahel on see, et kui mujal maailmas üritad telefoni või kellega maksta, siis arvatakse häkid midagi, et mingid ei saa aru, mida sa teed. See Eestis on nagu personal on ülihästi koolitud, mitte keegi imestab mitte midagi. Mina olen teist asja tähele pannud, et oli arve vist kohvikus üle 25 € ja hakkasin lähenema oma viipemakse, siis lähenema mingi asjaga sellele terminalile ja müüja ütles, ei, te ei saa makst. Ja enne kui ta ütles ära, siis ma olin makse ära sooritanud, siis muidugi. Ehk siis nad on juba Eesti kliendi teenindajate selline innovatsiooni vastuvõtlikkuse tase on väga kõrge. Nad saavad aru, et keegi läheneb kellaga selle terminalile, see on normaalne. See on väga positiivne. Negatiivse poole pealt on see, et millegi pärast, kui sa aktiveerid näiteks Seebi äpis viipemaksed, siis Swedbank lülitab selle funktsiooni välja, ehk siis sa saad korraga kasutada ühte äppi, et mulle meeldis, kui nad oleks mõlemad aktiivsed ja ma saaks valida sealt Androidi seadades, kumba ma kasutada tahan, et ma peaks tegema vähem liigutusi, kui ma praegu pean tegema, aga tegelikult seda ma kasutan ikkagi vaikimisi ühteks. Mina muidugi tunnistama, et olles Swedbanka klient, ma ei teadnudki, et see on olemas, ma sain ka teada, saadet on kasulik kuulata. See ei ole muide esimene kord, kui ma siin saates räägin. No võt, siis ma kuidagi on läinud ühest kõrvast sisse ja samast jälle välja, et kas siis on see tore, siis ma ütleks, et teisedki Swedbanka kliendid saab ka siis viipemaksega telefoniga maksta. Kõik Androidiga telefoni, mille on NFC põhimõtteliselt. NFC, jah. Ma just mõtlen selle peale, et kui me räägime siin Apple Pay on tulemas ja suured pangad hakkavad seda toetama, et see toob nagu uudis selle õuna logoga telefonide kasutajatele. Et Google Pay rakendus kui selline teenus. Eestis ei saa seda kasutada, sa ei saa seda tõmmata. See ei ole saadaval. Mis on ühtepidi kurb, aga teistpidi on see, et kuna Swedbankal ja Seebil on see nende enda telefoni või äpis täiesti mõistlikult olemas, siis see võib-olla ei ole kõige suurem probleem, et probleem on just see, et meil Apple Pay'd ei ole, kuna Apple ei luba kasutada teisi lahendusi. Ja nüüd, kui Apple Pay tuleb, siis jällegi innovatsioon Eestis. Ja mõnes mõttes siis on ju kõik kanaleid lahti. Oled kasutada Androidi, saad kasutada seda panga enda äppi makseteks ja kasutad iPhone'i, saad kasutada Apple'i uut kanalit. Nii et võiks olla tore. Ja mis on siin kuulused olnud, kas see Apple Pay jõuab ka teistesse Eesti pankadesse? Nagu me rääkisime siin toona mõned saated tagasi, siis igasugused välismaised makselahendused pakuvad seda võimalust Revolut, Monese ja mis on tegelikult Eesti oma N26 täpselt. Aga ka LHV on lubanud sügisel siis Apple Pay käima panna, nii et LHV ja Swedbank 2 Eesti panka, Eestis tegutsevad panka, vähemalt peaks seda pakkuma. Enne kui me läheme pausile, jõuame äkki korrata ära ka huvitava sellise värskenduse turvamaailmast. Inimesed, kes kasutavad Eestis Smart ID-d ja ühte panka, nimelt siis LHV-d, ei saa enam niisama sinna sisse logida. Lähed siis internetipanga lehele, sisestad oma kasutajatunnuse, Smart ID-ga oled sisenemas ja enne, kui sa nüüd saad telefonis sisestada oma PIN 1, pead sa tegema valiku, mis on selle panga turvakood, kas 1234, 756, midagi muud on ju, et sa mitte lihtsalt ei vaata silmadega siis veebilehelt ja silmadega oma telefonilt, et koodid klapiks, vaid sa pead ise tegema valiku, leidma 3 just ühe õige koodi ja seda ei ole varem kuskil mujal rakendatud ja LHV on teatavasti saanud see suvi kõvasti pihta nende Smart ID pettuste, sest nad ilmselt võtavad paljuski neid pettuseid vähemaks. Huvitav on see, et see on nagu tehtud nagu LHV poolne lahendus, mitte Smart ID poolne lahendus, et see on nagu huvitav, et on ühe panga põhine. No mu kõhutunne ütleb, et tegelikult võiks see olla asi, mis levib üle kogu Smart ID kasutuskohtadega, see nõuab sellise panga poolt või teenuse siis selle vahendaja poolt teatavat isapingutust ja LHV-l on tahtnud pingutust teha. Ja pigem on see asi, et ega keegi päriselt seda koodi vist üldse kunagi ei vaata. No muidu ei vaatakski. Sest et sul käib see plinn ära ja selge on see, et kui sina sel hetkel midagi tegid, lähed edasi. Kui sa ei teinud, siis sa võib-olla vaatad, mis toimub. Ja nüüd hakkad vaatama, et kui tuleb sul plinn-plönn telefoni, kus on 1, 2, 3, 4, aga vaatama, sul pole üldse arvutus midagi või siis sa hakkad mõtlema, et mis ma nüüd teen. Ja see on pettus. See on siis pettus, kus inimestele tehakse Smart ID-ga mingisuguseid tehinguid või autentimist ilma, et inimene ise seda saaks alustanud. Nii et olge ettevaatlikud ja kontrollige oma kontrollkoode. Sellise väikse moraaliga lähme siit väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi ja meil on nüüd võimalus selline teha otse muljete jagamine siit raadioeetrist, rääkides 2 uuest telefonist, mis on võib-olla omas leeris kõige paremad üldse. Võiks ju vaielda sellele väite üle, selleks me siin saates olemegi. No minul on käes iPhone 11 Pro Max, mis on ametliku kirjelduse järgi sügav rohelist värvi või kesköist rohelist. Ja Glen, sinu poole peal vastasleeris istub siis mis asi? Mul on siis Samsung Galaxy Note 10 Plus, mis peegeldab niimoodi lillakalt. Sul on vist pikem nimi kui seal Apple iPhone 11 Pro Max. Ei, nimedega on praegu võrdne. Mul on ka suurem telefon. Sul on suurem ka või? Jaa. No palju see sul suurem on kui mul? No mul on nii palju suurem, et mul on esiteks ekraan ikkagi nüüd servast servani. Kui ma ei eksi, oli see vist ligi 7 tolli või 6,8 äkki. Ja siis on minul veel ühes servas pliiats ja noh, mis me räägime, kui me hakkame nagu niimoodi võrdlema, siis sa jääd häbisse. Selgelt. Aga tead, mis mul on või? No. Mul on Wi-Fi 6. Kas sa üldse tead, mis Wi-Fi 6 on? Selle nimi on testsõnadega Wi-Fi AX standard ja tead, kui kiire see on või? No. Sa isegi ei tea nii suure numbreid. Ei tea veel küll. 30% kiirem kui Wi-Fi 5. Oi. Teoreetiline maksimum 10 gigabitti sekundis uues iPhone'is. No seda vist ei kasuta keegi. Tegelikult muidugi ma tunnistan, et iPhone 11 on tõepoolest muidugi ülikiire. Ma siin ka ühe päeva natuke seda torkisin ja siis jooksutasin seal huvi pärast ka mingeid selliseid teoreetilis-praktilisi kiiruse teste. Ja siis oli see vist browser bench, mis mõõdab selle JavaScripti ja muid selliseid asju, et see näitaja, mille see iPhone 11 skooris, see oli täiesti nagu, see oli ebareaalne, ehk et sealt tuli 150 ja kui see number midagi ei ütle, siis võite minna proovida oma desktopile, palju te desktop-masin sealt välja imeb, see on siis browserbench.org on see test, et tegelikult väga võimekas lauaarvuti saab umbes 120, Galaxy Note 10 Plus sai 60. Nii et noh, see tegelikult noh, muidugi see ei näita nüüd sellist, ütleme võib-olla see näitab ühte asja, ühte poolt sellest telefonist, aga ikkagi, et tegelikult see suutlikkus ja võimekus, no see oli ka selle viimasel iPad Pro'l juba ülivõrdes, aga tundub, et siin on seda kruvi Apple veel pingumalegi äranud ja muidugi ka kaamerad ja kõik on ikkagi jube hea, aga mille üle minust endiselt nagu viriseda või üldse kuidagi, vähemalt mina alati torisin selle üle, et Apple on hästi konservatiivseks muutunud nagu selle disaini ja kõige mõttes viimasel ajal, et tegelikult ta laseb nagu sama telefoni välja, võib-olla peabki laskma sama telefoni, võib-olla ei tulekski autol panna rooli paremalt vasakule kogu aeg ja teha mingeid trikke on ju, aga noh, kui sa vaatad kas või seda sama koduekraani, kus oli ka telefonis, on endiselt need sigri-migri nendest äppidest ja sul on suur ekraan, no see tundub nagu natuke selline, noh, võtta iPadi peal on see okei, sest ma lasengi käima mingi äpi ja telefoni peal ma tahaks seda taskust välja võtta ja võib-olla ühe pilguga vaadata seal mingit ilmateadet. Selles ma olen väga, mulle meeldib see Androidi lähenemine, kus on ikkagi telefoni desktop, et Apple ilmselt ei taha seda teha, ta otseselt kopeerida ei taha ja mingid paremad mõtted neil ka ei ole. Sest nad ei teegi midagi. No, ma võtaks ka selle iPhone'i juttu niimoodi kokku, et oma muljetega väga sarnaselt sinule, et see telefon ei raba mitte kuidagi, sest ta näeb välja samasugune, tarkvara on tuttav, midagi ei ole siis üllatavalt. Suurus on väga sama eelmise aasta mudeliga. No sul on kõige suurem muidugi, need on 3 mõõdus, eks ole, et see kõige pisem on üldse selline suhteliselt lahja ja ka kaameraid nagu vähem, eks. Kusjuures ma arvan, et isegi see on siis iPhone 11 või? On see tavaline? Üks on vist Pro siis. Ja siis on Pro ja Pro Max. Just nimelt, jah. Jah, aga see Pro Max näeb üllatavalt samasugune välja siis eelmise aasta XS Maxiga ja ainukene vahe on see taga olevat 3 kaamerat. Mida need kaamerad teevad? Noh, see lainurk. See on siis asi, mida Apple'il ei olnud. Varem ei olnud. Et tal on seni olnud tele ja tavaline siis 2-kordne. Et kõik need kaamerad on teineteise suhtes siis 2-kordse nurga erinevusega, ütleme umbes, et on siis tavaline, lainurk on siis 2 korda laiem ja nii-öelda tele on siis 2 korda kitsam. Ja muidugi, mida peab ütlema ka iPhone'ide kaamerate kohta, et see on läinud juba ammu sinna poole, aga nüüd iPhone vajutab jälle pedaali edasi veel. Et see tehisintellekt nii-öelda, mis seda pilti siis kokku lapib. Et väidetavalt siis iPhone kasutab kogu aeg kõiki 3 kaamera pilte, et saada siis aru, kus on inimeste näod, kus on juuksed, kus on trammid, bussid ja kus on müra. Ja kõige sellele vastavalt rakendab ta siis eraldi töötlust. Ehk ta saab aru, et kui ta sinust tehakse pilt, siis juuksed teeb ta teravamaks, näod teeb ilusamaks. Et see kogus nagu töötlust, mida tegelikult juba, mida nii-öelda fotoaparaat täna pildiga teeb. Et see on ikkagi ebareaalses mõõtkavas, et tavaline fotoaparaat teeb lihtsalt ilusat pilti, aga telefon justkui pildikult joonistab seda pilti ilusamaks.
jah, et esiteks Apple'i üks suurimaid eeliseid ongi see, et nende arvutusvõimsus ja see tarkus, mis sinna sisse on pandud, on nagu fantastiline, et kui Google teeb väga head fototöötlust, mida ta teeb pilves, siis iPhone teeb seda sama asja paremini ja koha peal, eks telefoni sees. Et eks me näeme, millega Google vastab, et väidetavalt nad üritavad nagu sarnast asja teha. Vahe on selles, et Apple'il on nüüd 3 kaamerat, mille andmeid saab kasutada ja Google siiamaani kasutab 1 kaamerat, uuel Pixel tulemusest tuleb 2 kaamerat, aga iseenesest see lähenemine on väga huvitav ja tulemused on muljetavaldavad. Ja seda teevad ka ju, ei saa salata, et Huawei teeb sama asja, ilmselt ka Samsung, et kõigil tegelikult seda pilditöötlust on kõvasti, aga tundub, et Apple'i kaamera tõesti, vähemalt selle 19 kaamera seni on siin kõik seda öelnud ja ma arvan, me ei võiks ka kinnitada, et see kaamera on väga-väga hea. Väga hea, ütleme, ma ei ole jõudnud ise nüüd sellised öiseid pilte sellega teha ja mille kohta ma ainukene kriitik olen kuulnud, et ikkagi need konkurentide öökaamerad, eriti Huawei'l on ikka väga palju parem. No pigem on nii, ma ütleks, et räägitakse just nagu vastupidistatud. No nii ja naa, Huawei minu kogemusest teeb alati öö nagu päevaks. Kui sa paned ikka nagu päris selle öörežiimi ja väljas on pime, siis P30 Pro puhul väljas enam ei ole pime. Et sa ei tunne ära. Väljas on nagu valge. Et iPhone oskab nagu sükse hea nagu ikkagi kompromissi nagu leida, et väljas ei ole päris päev. Et ja niisugust postkaardilikust tuleb võib-olla Huawei telefonist rohkem, aga iPhone ikkagi suudab seda teha, mida ta on kogu aeg hästi teinud, need pildid on nagu loomulikud, et nad seda vinti ei keerata nagu üle, et on ikka vari, on ikka pime, siis ta on ikka suhteliselt pime, mitte nii, et sa loed selle varjust ka kõik puulehed jälle üle, eks ole. Nii et sellist väga head tasakaalu oskab iPhone või Apple hoida ja seda teeb see telefon ka väga hästi, aga muidugi kõik see jutt, mida me ju räägime, ei tähenda seda, et nüüd peaks vana iPhone'i viskama prügikasti, sest see on muutunud jube halvaks või vastupidi. No võib-olla ka peaks, sellest ma räägiks paari minuti pärast ühe teise uudise juures, et pange prügikastid valmis. Aga ennem, sinul on see Note. Augustikuine Note, nüüd jõudis lõpuks ka meie stuudiosse. Ja no kuule, see Note on ju ka väga sarnane eelmist aastat Note'idega. No nii ja naa, eks seal on pliiats ja seal on nüüd ülisuur ekraan ja ka sellist disaini innovatsiooni on siin nagu tegelikult rohkem, et kui iPhone on nagu ta on selline natuke paksemate servadega tänases skaalas, siis see uus Note on ikka tõesti ainult ekraan ja väga selline slick või kuidagi käes on ta selline väga sihvakas ja tore. Ja muidugi, ega siin ka näiliselt ei ole tulnud, nii peale vaadates ei ole võib-olla palju asju tulnud juurde, aga pliiatsile on tulnud siin funktsionaalsust üksjagu juurde, et kes seda pliiatsit kasutab, see teab, et see on äge, et nüüd on Samsung lisanud pliiatsile veel asendisensorid 6 teljes, nii et sa võid selle pliiatsiga nagu õhus igasuguseid trikke teha. Ilma, et siis sa puudutadki seda telefoni. No näiteks paned presentatsiooni käima, lähed eemale, saad seal helitugevust muuta, nihutades pliiatsid õhus üles alla. Saad kerida edasi, tagasi, nihutades pliiatsid, saad sisse välja zoomida, tehes niisuguseid ringikujulisi liigutusi siis vastu ja päripäeva. Et tegelikult see pliiatsiga vehkimine siis teeb asju, eks ole, lisaks joonistamisele on. Ja tegelikult nagu, ütleme, see ongi asi, et kui sa seda ei kasuta, siis sul ei olegi nagu mingit, sa ei saagi aru, et see äge on, aga inimesed võib-olla, kes tõesti peaksid veel oskama joonistada või tegelevad mingi graafikaga, ikkagi see annab kõva lisa juurde Node'ile, see pliiats tegelikult. Ja muidugi üks asi, mis Node'i puhul alguses väga häiris, oli see, et nad tõstsid nupud ümber, nimelt Samsung pani nüüd kõik need nupud, mis kodunupp nii-öelda, tavaliselt on ju inimestel parema käe pöidla all, ehk et nagu telefoni siis, mis ma ütlen, paremal küljel. Nüüd on see nupp sellel Node'il vasakul küljel. Ja esimesel hetkel lihtsalt võttis vanduma, et miks ma pean kogu aeg vajutama vale näpuga nuppu. Tegelikult on see põhjus väga lihtne, et enamik inimesi on paremakäelised ja kui nad võtavad paremasse kätte pliiatsi, siis on neil vasakus käes telefon. Õige, ja vasaku käe pöidla all on siis nupp, sest et muidu oli see nupp nagu vale nupp näpu all, kui sul telefon oli vasakus käes. Ilmselt see mõte ongi väga lihtne, kuna sa paremaga joonistad, siis see kodunupp on sul ju vasaku käe pöidla all. Et selline muutus on tehtud, nii et see on nagu selgelt on näha, et ilma pliiatsita nagu võtab see telefon nagu rohkem vanduma kui koos pliiatsiga. No ütleme, sellisena see telefon ise, see Note on ilmselt võib-olla natukene jääb konkurentsist maha hinna mõttes ja kvaliteedi mõttes. Ei no ütleme näitajatelt sa saad ikka ju metsikult, siin on ju mälu on, millest me räägime, siin on 12 gigabaiti töömälu. Kui sa tahad ikkagi teksi jooksutada, siis sul peabki olema väga palju. Just, eks siin on võimalik siis nii-öelda salvestusmälu laiendada 1 terabaidini, eks ole. Et see kõik tundub nagu absurdne ja see teks on ka saanud sellise edasiarenduse, et kui ennem oli see nagu eraldi
ütleme, et sa pidid selle seadme võtma, siis nüüd on lihtsalt juhe, sa paned juhtme suvalise arvuti taha, siis nii Maci kui PC järgi ja see ekraan ja klaviatuur on selle telefoni ekraaniks ja klaviatuuriks, ehk sinna tuleb ilus desktop, telefoni ekraani see ei puuduta, telefoni ekraanil on ikka telefon, aga siis sinu arvuti ekraani jooksutab ka telefon, nii et põhimõtteliselt, kellel on mingi vana läpakas, kus hakkab see Samsungi imepärane äpp või nii-öelda programm siis tööle, mis seda telefoniga ühildub, siis tegelikult sa võid oma piltkudes vana juustu moondada lihtsalt selle telefoni ekraaniks ja klaviatuuriks ja kasutada täiesti edukalt kontoritöö ja kõige jaoks. Nii et jällegi asi, mida võib-olla mõni väga hindaks. Jällegi need asjad, mida sa nagu pead kasutama, muidu sa ei võta sellest telefonist nagu maksimumi. Tundub nagu raske õigustada, kui sa siis igapäevast seda ei kasuta ja ei kritselda selle pliiatsiga. No seda ka näitab tegelikult ju turg, et ikkagi selliste kallite telefonide müük jääb alla keskmise hinnaklassi telefonide müügile, ka Samsung on sellest aru saanud, kuna nende A-seire telefonid on läinud kõvasti paremaks, kui nad vanasti olid ja nende müügid on märgatavalt tõusnud. Ehk siis selline Note-seeria on ikkagi mõeldud nagu inimestele, kellel seda päriselt nagu vaja on. Aga samas mis on väga positiivne, et ikkagi Samsung tegelikult sellist mõnevõrra eristuvat liini nagu ajab. Ja see on ikka täiesti seade, mis on nagu omas kategoorias möllab, et iPhone, me räägime lihtsalt, teeb ilusat pilti ja mida iganes Wi-Fi 6 või mis praegu muidugi on, Wi-Fi 6 on kõigil, minust on sellel ka. Aga uutel vähemalt, mis tulevad, saab olema kõigil. Aga mis on nagu Node'i tegelikult selliseks enam ainsaks eristuvuseks jäänud ongi pliiatseks ja kunagi oli ka see, et oli suur, siis praeguseks on ju teised Samsungi telefonid on sama suured. Peaaegu, ta on ikka natukene, ütleme võib-olla suurem siis, ütleme nii. Aga mulle saadeti vahepeal üks iPhone 11 Proga tehtud night mode'i pilt ja ma ütleks, et see on ikka väga muljetavaldav, et detail on väga hea ja on näha, et tegemist on ööga, et ei tee päevaks nagu Huawei teeb. Huawei teeb päevaks, jah, mis on ka siis väga muljetavaldav tegelikult, kui sa tahad iga ööst päeva teha, sa ei saa iPhone'iga teha. Kui sa nii ütled, siis küll. Aga me läheme väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga ja enne kui lähme väga lahedate uutest seadmete tutvustamiseni, mis meieni on jõudnud ja mis tõesti tunduvad ägedad. Üks turvauudis ma ära rääkida. Nende iPhone'ide kohta, millest me enne mainisime, vanemate mudelite puhul on tulnud välja üks väga oluline läbimurre ühelt eelmisel nädalal. Üks häkker leidis, võiks öelda, ühe vea. Aga mitte tavalise tarkvara vea, vaid see on viga siis iPhone'ide nii-öelda riistvaras, mis paneb käima selle koodi, kui telefon esimest korda käivitub. Ja see võib avada uue ajastu jailbreakimises. Mida see tähendab? See tähendab seda jailbreakimine, et sa saad iPhone'i lahti teha ja panna sinna peale ükskõik mis tarkvara, ükskõik mis äppe. Sa ei pea enam jälgima ühtegi Apple'i piirangut ega turvalimiiti, sa võid teha, mis tahad. Ja see on olnud aastaid võimatu juba, kuna uksed on nii lukku keeratud. See häkker Axiom X nime all tahaveidu häkker leidis siis viisi, et väga suur hulk, lausa 11 põlvkonda telefone on sellest puudutatud alates iPhone 4S-ist kuni iPhone X-ini. On siis sellised, kuhu põhimõtteliselt saab Apple'i turvapiirangutest mööda minna ja panna peale midagi iseenda tarkvara. Et see on sellisel tasemel probleem, mida ei saa Apple tarkvara uuendusega paigata. Et see on selles riistvaras sees. Ehk selleks, et see viga paigata, peaks Apple telefoni tagasi võtma ja telefoni ära muutma ja tagasi andma, mis on siis muidugi võimatu. Kuna neid on sadu miljoneid seadmeid, mis on sellest mõjutatud, mis iseenesest on väga põnev ja väga huvitav ja ka väga veider lugu, kuna nii tohutu hulk seadmed on siis nüüd haavatavad. No just huvitav on see, et kuhu see siis, millega see päädib nüüd, kas... Millega see päädib ja küsimus on, et kas see tähendab ka reaalselt turvaprobleeme. Võib-olla ei tähenda, sellepärast, et seda viga ei saa ära kasutada üle interneti. Keegi ei saa sulle internetist viirust saata või kahtlast linki või midagi sellist. Ainuke viis on, sa paned juhtme järgi telefonile ja siis spetsiaalselt aktiveerid selle, kasutad seda viga ära. Aga no ikkagi, kes tahab sellest Apple'i piirangutest mööda minna, kui see võimalus tekib, See pigem see nagu patch või häkk ongi selline, et see on pigem aitab nagu jailbreakida, mitte siis ei aita mingit pahalastel ligipääs. Ütleme nii, et see võimalus on telefoni paigaldada oma tarkvara, aga mitte ka lahti murda seda, mis seal sees on. Näiteks sul telefon läheb
näiteks varga kätte, kes on väga nutikas, seda paneb sinna juhtme järgi siis, ja kasutab oma seadmega ära seda turvaviga. Ta ei pääsi ligi su telefonis olevatele andmetele, kui ta ei suuda ära arvata seda turvakoodi, mis sul siin peal on. Kui see on 1234, siis ta arvab selle ära. Kui te kasutate vähegi pikemat koodi, siis on selle mõttes peaks olla mahutu. Praegu mitte iPhone'id ei nõua vähemalt 6-kohalist koodi. Ja nõuavad küll nüüd 6-kohalist, aga noh, koodiks, eks ole. Aga soovitav on, pange sinna tähti ja numbrid ka, sellepärast, et kasutada nii sõrmele lugejat või siis näotuvastust enamiku ajast, et kui teil on vaja midagi sisestage midagi pikka ja keerulist. Aga eelkõige võiks see siis panna suure hoo sisse tõesti sellisele vaba vara häkkerite kogukonnale, kes jällegi avab selle lahti murtud telefonidele oma rakenduste ja äppide poe. No pigem asi oligi selles, et ega siis võib-olla heatahtlikud kasutajad on nii mõnesidki või paljusidki asju, mida said Androidil kasutada, aga Apple'il ei saanud. No ütleme, hea näide oli kas või, kui sul oli see autos OBD2 adapter, sa tahtsid seal Bluetoothiga oma autot nii-öelda monitoorida ja häkkida, siis tegelikult iPhone'iga ei saanud seda originaalis teha, sest seda võimalust ei olnud jailbreakimata telefonil. Sest ma tahan niisugust asju teha, siis mul tekiks küll kiusatus ikkagi lihtsasti neid kasutada. Nii et pigem nagu võib-olla paneb see ka Apple'i arendaja mõtlema, et ei pea kõiki maailma asju nagu hirmsasti piirama või et noh, eks seda piiri vabaduse ja anarhia vahel on alati raske tõmmata. Nii on ja selline see lugu on, et kordame üle, et üle interneti ei ole telefonid rünnatavad, et ei saa kõiki 100 miljoneid korraga ära häkkida, küll aga kui telefonile füüsiliselt ligi saab sinna panna midagi enda. Või kui te ise tahate seda teha. Või kui ise tahate teha, siis peaks võimalus avalema. Juba ma nägin sellest reedel, kui see uudis välja tuli, see häkker pani riputas oma koodi üles ja juba ilmusid siis näiteks on müügil 800 eurone kaabel. Ja see kaabel on selline, mis kasutab su iga ära ja saad kohe paigaldada, mis sa tahad. Ja öeldakse, et see tundub ebaloogiline, et miks kaabel maksab 800 eurot, aga lihtsalt enne reedet maksis sama asja tegemine võib-olla 200 000 eurot või miljoneid. Nii et sellised uudised turvamaailmast. Aga Glenn, läheme korra sinu elu juurde. Sinu elu, mida võimalik jälgida 360 kraadi, sest sa kasutasid ja näitasid mulle ja ma oma silmaga veendusin, et väga põnevat asja, põnev kaamera. Nimi on Insta360 Evo. See on siis selline seikluskaamera või? Ei, seiklust oleneb, milline sinu seiklus on, et Insta360 on teatavasti see firma, kes... Kas see on Instagramiga seotud? Ei, absoluutselt mitte. Et see on Hiina firma, kes on seotud nagu 360 kraadiste kaamerate tegemisega ja saanudki tuntuks sellega, et ta ongi neid kaameraid ainult nendega nagu alustanud. Ja Evo on nende viimane kaamera, mille saab siis lahti kruvida või keerata ka selliseks 180 kraadiseks kaameraks või siis kokku pannult 360 kraadiseks. Kui ta on kokku pandud, siis tal on nagu mõlemal pool üks silm. Mõlemal pool on üks silm, jah. Ja siis 1,5 aastat tagasi tuli välja maailmas, mis lõi palju igasuguseid laineid, nii 360 laineid kui üldse videotegemise laineid oli siis Insta360X. Ja tegelikult ongi tegemist siis kaameraga, mis vaatab igale poole, aga miks ma sellest olen nii vaimustunud, et esiteks peab selle nagu ise oma kätte saama, et sellest vaimustuda, sest et see võtab ära sinult selle mure, kuhu poole kaamera suunata. Ehk et sa ei pea nagu olema selleks mingi hirmus virtuaalreaalsuse või kuidas seda öelda, et hull, et sul on kodus mingid VR-komplektid istud ööpäev läbi, vaid pigem see tähendab seda, et kui sa lähed midagi filmima, kas või ennast või teisi, siis sa lihtsalt võtad oma kaamera välja ja filmid, sa ei pea mõtlema, keda sa filmid. Aga no kuidas ma tean, kas ma jään sinna kaadrisse? Sest kõik jääb kaadrisse. Kõik jääb kaadrisse. Aga kuidas ma selle olulise koha pärast välja saan? See ongi see, mida Insta360 teeb ülihästi. Neil on nii siis telefoni äpp või ütleme nutiseadme äpp kui ka väga korralik tarkvara, kui ka siis Adobe Premiere'i plugin, millega sa selle video võtad lahti hopsti ja sul on imelihtne valida nii-öelda näpuga, näed, et nüüd ma vaatan sinu nägu, siis kerin mõned kaadrid edasi, palun kaamera suunab sinna ja siis see tarkvara keerab kaamera nii, nagu mul oleks mingi ülisujuva käega operaator, eks ole. Siuh teise koha peale, nii et kokkuvõttes ma võin pärast sellest ühest klipist monteerida kokku mustmiljon erinevat videot minutitega. Ja need näevad üliägedad välja, sest ma saan kaamerat pöörata täpselt nii, et noh, näiteks sõidu ajal vaatad, et näed mingisugune tore inimene või asi või lennuk lendas üle, tuli vastu, tahaks talle järgi näiteks kaamera keerata. Keerangi järgi, sest et kaamera vaatab igale poole. Ehk et ma saan pärast teha nii lennukaid ja selliseid dünaamilisi klippe, mis ei ole loomulikult enam 360, mis on siis täiesti tavalised. Ja loomulikult ka palju selliseid ägedaid efekte, nagu tuntud on see Little Planet, eks ole, mis on siis see, kus oled nagu pisikene maapallikene, kus siis kõik inimesed kõnnivad peal, eks ole, et sa saad neid ka sinna vahele puistada ja teha nagu, ütleme, oma sellist dokumenteerivat seiklusvideot tõesti
väga kihvtid. Ehk siis ta filmib kogu aeg igas suunas, mis resolutsiooniga see no, selle nüüd uuemad on 5,7K ehk et see on siis põhimõtteliselt 2 korda, mis ta on, 5000 millegagi korda 2500 millegagi. Nii et tegelikult siis pärast sa saad täis HD, full HD sealt kätte, kui sa võtad sellest salvestatud pallist, mis igal pool filmitud, siis oma vastava kaadri välja. Kaadri välja, just nimelt. Ja loomulikult sa võid seda tarbida, kui sul on ka VR-komplekt näiteks, eks ole, siis ja seal Evo komplektis tulevad ka pisikid läätsed, mis sa saad siis telefoni külge kinnitada. Nii et sa võid ka vaadata pigem ka nii, et sa vaatad selles videos ringi. Loomulikult, kui sul on seal mingi HTC Vive Focus või mingi teine tore asi Oculus, eks ole, siis loomulikult sa võid oma fotosid ka teha nii, et sa teed pildi ja tõepoolest, kui sa selle VR-komplektiga vaatad seda pilti, siis see on ikka hoopis midagi muud kui telefoni ekraanilt vaadata. Et see on nagu asi, mida peab vaatama, seda on väga raske nagu ka rääkida. Aga ometi, sa isegi oled ju tegelikult neid 360-kraadiseid kaamerad varemgi katsetanud ja proovinud, et ma ei ole olnud nendest väga vaimustuses, need on olnud ammu olemas just nimelt sellepärast, et see tarkvara pool on siis Insta360 tehtud nagu nii hästi, just see töötluse pool. See, et ma saan selle video kätte, on sellega alati üks paras ütleme teatav valu ju, et seda videot ma ei saa tavaarvutis nagu vaadata. Aga kuna Insta pakub nii head äppi ja nii head rakendust nagu sellest 360 videost teha tavaline video, mis on väga äge, siis see on see nagu nende edu võti, ma ütleks. Et selles mõttes tasub küll vaadata kõigile, kes tahaksid omal sellist ütleme siis seiklust dokumenteerida kõigi nurkade alt korraga, siis Insta360X on just see pisike kaamera, millel ei käi siis need läätsed lahti. Aga kui sa juhtumisi tahad teha ka seda nagu ruumilist pilti või videot. Mis sellest peale tuleb? Sa keerad nagu kaks kaamerat samas suunas vaatama. Ja siis on sul nagu inimese silmad, jah. Ja siis see pilt on... Siis on see pilt nagu 3D, ehk ta on nagu ruumi, aga loomulikult nüüd selle vaatamiseks on mul tõesti siis vaja kas VR-komplekti või siis neid läätsesid pakub küll ka Insta360 tõsi sellist, nagu mis ta nimetab seda HoloCase või HoloLens, mis iganes selle nimi oli, mis käib telefonile nagu ümber ja erinevalt mudelile siis tekitab sellise, kes teadsid vanasti neid nagu või need olid need postkaardid, mis olid ruumilised. Et siis justkui telefoni ekraan muutub ruumiliseks. Punane ja roheline on üksteisel kõrv peal. Aga praktikas see kuuldavasti me oled ise otsast vaadanud, seda nagu väga ei kiideta, et see võimalus on ka. Nii et eks see ruumiline pool, see tõesti tahab sellist juba rohkem nagu fanatismi alget siia juurde. Sa näitasid mulle raadiopilti ei näita, aga see on päris huvitav. Eriti liikumise pealt see video, mida sa tegid maalinnas sõites ringi, on kihvt. Ma saan aru, et kolmapäeval riputad sama YouTube'i üles. Saatesse paneme sellega üles, teeme kaamerast väikse review. Ja muidugi peab ka ütlema etteruttavalt ära, et tasub osta nendele kaameratele ka kaitsev korpus, sest et Insta360X vaatab igale poole ja võib juhtuda, et läätsed kohtuvad mingi kõva asjaga. Aga mis üks veel väga põnev detail, et sa filmid siis ise kõnnid või sõidad tänavat ja hoiad siis väikse doki otsas seda kaamerat ja see filmib sind. Dok võib olla Insta puhul kuni 3 meetrit on. Nii. Ja ma vaatasin seda videot ja nagu sina kõnniksid tänaval külje pealt vaadates ja dokki ei ole kuskil ja see asi hõljub õhus sinu kõrval. Et seda see on see sama äpp, et Insta360 äpp on see ka üks maagia, mis seal olnud. Nad turundavad ka sinna juurde ja seda dokki kui invisible stick. Kas see on nähtamatu dokk, mille küljes see on see kaamera? Siin siis Insta360 müüja Rene Nigonist, kes maale toob, ütles ka, et tema juurde tulevad inimesed ja küsivad, et kas tal on müügil invisible stick. Aga tegelikult see võib olla ükskõik milline statiiv. Kas ta müüb siis nähtamatu? Tegelikult see nimi on, paraku tuleb seda teha. Tegelikult ükskõik millise kepi sa paned, selle võtab tarkvara ära. Sest et see kaamera vaatab natuke rohkem kui 180 kraadi. Nii et põhimõtteliselt ütleme, drooni ei ole vaja, sest et see kaamera lihtsalt lendab sinuga järgi. See lendab kõrval, jah? Jah, et ainuke asi, mida näha on, kui päike paistab, kahjuks on see doki vari näha. See tuleb veel ära võtta järgmisest. Nii et selline kepi otsast droon, mis siis jälitab sind igal pool, on siis Insta360 kaamerat. Aga ma pole tükk aega näinud nii kihvti sellist lihtsalt väikest vidinat, mis ütle, palju see asi maksab? Palju see lõpu maksma mulle? GoProga samas klassis on 400 euro ringis on need hinnad. Odavam kui droon, aga mitte päris taskul. Aga samal ajal droon halla ta ei kuku. Ütleme, kui sa ise ei kuku. Jah, on väga huvitav, ma endalegi mulle see silma jäänud, kuna meil Euronixis on taga müügil, siis inimesed ostavad? Ostavad jah, et loomulikult ei ole nagu odav, aga jah, ta on sellise keskmise seikluskaamera hinnaga. Ja ta on ikkagi nagu palju ägedam kui tavaline seikluskaamera. Ma olen selles mõttes ka täiesti vaimustuses, et see annab täiesti teie seiklusele nagu 360. Aga kui ma tahan nüüd mitte dokki kasutada, kas ma käed suusakeppe lükkan näiteks, mida iganes, kas ma saan selle panna kuhugi? Insta on mõelnud ka selle peale, jah, et Insta360 on sellised rakmed, mille külge saab panna dokki.
nii et põhimõtteliselt sa tõmbad omal ümber kõhu sellise rihma ja sinna külge võid siis kinnitada kuni 3-meetrise doki, mis muidugi näeb eriti naljakas välja. Sest siis sa sõidad, see suur dokk on sul ees, taga või külje peal. Ja muidugi siin ka siis mainin veel seda, mis on ka väga naljakas, mida ei saa kuidagi raadios näidata. Sa saad teha ka siis neid kuulsaid Matrixi filmist kuulsaks saanud bullet time'i videosid, kus siis nagu seda tehakse nii, et neil on kuullaagriga dokk. Ja siis sa paned selle doki, võtad pea kohale, see on kuni 1,5 meetrit ja hakkad sellega keerutama nagu lassot. See on asi, mida ma ootan, et teha oma puhkuse ajal, kui seal tuleb. Romantiline hetk. Läheme siit lasso pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga. Vaatame veel, mis eelmisel nädalal oli sellist, mis tehnoloogia maailmas on vähegi tähelepanuväärne. Ja selleks üheks kandidaadiks on kindlasti Amazon, kes tõi välja suure hulga uusi tooteid. Kuigi Amazonid otse Eestis ei müü ja nende kättesaamine Eestis võib olla mitte nii lihtne, aga internetis saab neid tellida ja inimesed ostavad ja hangivad neil muul moel. Sest Amazoni tooted on sellised, et siin on päris palju uut. No tavaliselt on loogiline, et nad uuendavad oma senist tooterevi. Echo Dot on üks väike selline nutikõlar, millele sa ütled paari lause ja käskluse ja ta vastab sulle. Ja Echo Dotist tuli siis uus versioon välja, kus on pea näiteks kell. Väga lihtne väike asi. Ma saan aru, et meil stuudios näiteks Meelis, sina oled üks suur Amazoni kasutaja. Ei ole väga suur Amazoni kasutaja. Ma olen suur tehnika kasutaja. Mis kogemused sul on nende Ecodega? Töötab üsna hästi, aga loomulikult ta ei ole nii tark igapäevaste küsimuste vastuste andmisel, kui on Google. Ta teeb hästi selliseid koduseid asju, et paneb taimereid ja ütleb sulle ilma ja loomulikult juhib väga hästi igasuguseid nutikoduseadmeid. Et see on nagu üks, minul küll ei ole ühtegi vastavat nutikoduseadet, aga näiteks kui mul oleks mingid Philips Hue lampid või Boschi ahi näiteks, mida saab Alexaga juhtida, siis siis oleks alles küpsetamist. Muidugi, mis nagu kõigi segakorras vahele, mis Eestis nagu miinus on, sa pead rääkima inglise keeles. Just, et eesti keelt nad ei oska ja ma olen päris veendunud, et kui see aeg kunagi kohale jõuab meile, siis Google jõuab sinna esimesena. Jah, et see on nagu kõige suurem miinus tegelikult selliste rääkivate assistentide. Minul on samamoodi, miks ma teda vähe kasutan, ongi see, et ikkagi ma pean mõtlema, mida öelda, eks. No ja ütleme, kui see oleks sul sinu emakeelest suhtlemine, siis oleks küll on see, et tubliks on nad läinud selle koha pealt, et nad oskavad ikkagi esiteks aru saada väga halvast inglise keelest ja teiseks nad suudavad aru saada ka, kui ma ütlen sama asja erinevat moodi, eks ole, et kui ma seal mõned eesliitid või asjad ära jätan, siis ta saab ikka aru, mida ma öelda tahtsin, et nagu sellega on tegeletud. Saab aru, et keegi pursib inglise keelt, aga kaks uuendust, mis näiteks Amazonit tõi välja ja sama sinu jutu osas. Praegu sa oled harjunud rääkima Alexaga, ma saan aru. See on naishääl, on nii? Alexa. Alexa on naishääl. Nüüd sa saad rääkida, ma tsiteerin, Avengersi näitleja Samuel L. Jacksoniga. Ja see maksab 99 senti, et tellida omale Samuel L. Jackson, millest muidugi aru ei saa, mis asi on Avengeri näitleja. Ma tean, mis on Pulp Fictioni staar Samuel L. Jackson ja teda ma oleksin tõenäoliselt nemaga rääkima, aga Avenger, no ma ei tea. Ja Jacksonit Samuel L. Jackson väga palju ei räägi. Vaadake, seda on võimalik saada kahes versioonis Samuel L. Jacksonit oma kõlari sisse. Clean, mis on siis, ta räägib viisakalt. Jällegi ma ei tunne sellist Samuel L. Jacksonit. Ja teine on siis explicit, ehk siis see Samuel L. Jackson, kes ka kasutab F-tähega sõnu ilmselt. Võib-olla see suhtlus Alexaga läheks paremaks, kui sa siis räägid hoopis Samuel L. Jacksoniga, kes sul küsib vastu F-tähega, et mida pagan sa siis mul tahad. Sest, et ka uus järgmine funktsionaalsus on olemas sellel siis Samuel L. Jacksoniga Alexal inglise keeles frustration detection, eesti keeles siis nagu ärrituse tuvastus, et kui kuulda, inimene on juba endast väljas kõlari peale, siis ta hakkab vabandama. Aga tegelikult, mis puudutab seda Avengers versus Pulp Fiction, siis ma olen päris veendunud, et sellise kõlari tüüpklient on noor inimene, kes teil pole vähemalt kaeb, mis asi Pulp Fiction. Aga tegelikult see aeg võiks ju ammu juba olla käes, et
et kõik sellised rääkivad navid ja rääkivad kõlarid tõepoolest oleks mingi frustration ja anger detection seal sees, sest et kui sina oled juba erutusseisundis, mõtle kui vabastav see on, kui ka kõlar sinu peale vihastab. Tavaliselt nad üritavad vihastab nagu vastupidises suunas, et rahustada sind siis. Pigem võiks kõlar ikkagi ka kaasa minna. Räägime võib-olla ka nendest muudest Amazoni asjades. Esiteks tuli neil siis välja nutikas ahi. Siiamaani nad tegid siis mikrolaineahjus, nüüd on selline täiesti tavaline mini-ahi, mis siis ka küpsetab lisaks seda soojendab. Kuule, juba see on uudis, mitte see ahi, et räägib suga Samuel Jacksoni häälega, aga see on üks ahi, mis korraga teeb siis seda nii-öelda klassikalist küpsetust ja mikrolainet. No muidugi seda nimekirja vaadates, ilmselt kui me kõik need asjad ette loeksime, siis me saame siit vist umbes 10 saate materjali. Aga väga huvitavad asjad. Piisab sellest, kui me ütleme, et Amazon tõi korraga välja kõrvaklapid, prillid ja sõrmused. Ahju loomulikult, uksekella, koeratrackeri. No uksekell ei ole otseselt nagu uus. Seda küll, aga kõik on ta uuendab ka Wi-Fi routeri. Koer ka, jah. Koeratrackeril on siis uus Wi-Fi konkurent tehnoloogia, mis levib kaugemale ja on hästi selline koeratracker on väga tänuväärne, koeratracker on väga tore asi tegelikult. Väga praktiline asi. Nagu paljud neist asjad. See on nagu siis mesh networki põhine, ehk siis see, et kui sul on naabritel on ka samasugune koeratracker, siis nad oskavad üksteise infot tagada. Omavahel juba suhelda, eks ole. Koerad saavad nagu signaale üksteisega vahetada. Aga väga võitlevad on prillid. Mäletatavasti, Google Glassi eksperiment lõppes selle sotsiaalse tagasilöögiga, et inimesed ei olnud rahul, et neid filmitakse. Tuli välja Snapchati prillid mõni aeg tagasi ja keegi ei pannud tähele, et neid filmitakse. Ja nüüd on siis Amazon Frames $180 prilliraamid, mis ei filmi. Küll aga saad nendega rääkida, et saad oma prillidega vestelda ja küsida Alexalt või siis Samuel L. Jacksonilt mingisuguseid kommentaare olukorrale või siis nõu. Sõrmus, millele saad sosistada oma soove. Sõrmus, millele saad sosistada, no tere. Samsungi tähendab, kas Amazoni sõrmus on, kas ta teeb midagi muud ka, olete uurinud? Mõõdab sinu erutust ja pulssi ja keha ta annab sulle värinatega märku asjadest. Aga kas ta sinu tervist ka jälgib? Seda vist mitte. Ei, see on ka alles esimene pääsuka, eks nad jõuavad sinna. Mina küsiks hoopis Glenni käest seda, et tuli välja ka siis selline kvaliteetne kõlar, mis maksab $200 ja mis mängib siis Amazoni uut HD streamingu teenust, et mida sa sellest arvad? Eriti just sellest, et kas HD-s või siis 24 bitti 192 kuni kvaliteediga streamimine on tulevik või mitte. Enamus inimest on nagu nii ei kuule. Kindlasti on see tulevik, kui seda osatakse turundada. Et kuskilt on vaja ju leida seda nõksu, kuidas asju turundada, aga tegelikult muidugi, kui me räägime nagu päriselt sellest, et sa peaksid streamima 24 bitiselt, siis on see täiesti mõttetu. See on tegelikult täiesti mõttetu, aga kui see teeb teid õnnelikuks, eks ole, siis on selle asjal mõtet. Ja ilmselt sellega tuleb kaasa minna, et Sony tõmbab seda väga, kui seda veab seda väga suurelt. Amazon on erinevad, Tidal on, eks ole, selline ainus, kes siiamaani streamingu teenust pakkus ja nad on üsna õnnetus seisus, aga nüüd, kus Amazon sellega tuleb, neil on nagu seda nii tuntust kui ka raha oluliselt rohkem. On, et siin Tidal proovis ka just pakkuda ju seda, et rohkem kui CD kvaliteet. No see pakku Amazon kannud. Just, et aga tegelikult piisaks ka sellest CD kvaliteedist. See on juba väga hästi, et kui me ei suru seda kokku, siis seda, ütleme, kompressi, kuidas seda kadudega ei kompresseeri siis audio. See oleks juba väga suur asi. No ilmselt on see suur Amazoni kõlar, konkreetne vastus ikkagi konkurentidele on väljas Google Home Max, Pirax kõlar ja Apple HomePod. Tegelikult on HomePodi ja Sonose vastu ilmselt. Ja Sonos ka muidugi. Ja kui see kõlar iseenesest on ju kvaliteetne, siis mis iganes ta mängib, on ta hea kõlar, et väga tore, et on selline. Aga põnev asi, Echo kõrvaklapid, juhtmetavad nupud kõrva, mis teevad ka mürasummutust $130. Põnev asi, millest tahaks rääkida edasi mõnes järgmises saates, sellepärast, et tänase saate kahjuks on läbi, aitäh, et te meiega olite. Kohtume nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.